Järgmiselt keskendume siis krediiditurule, täpsemalt tarbimislaenudele ja annan sellise väikse ülevaate sellest, et milline on praegune olukord, eriti just maksehäiretega, ja hiljem siis leiame sellise ühe lahenduse situatsioonile. Ma räägin muidugi ka rohkematest. Kui te teete kiire sellise otsingu mootorist, siis te näete, et väga mitmeid laene on saada, et see ei ole kindlasti selline, et on paar suuremat panka, kes ainukesed pakkujad on, vaid Eesti turul on neid päris mitmeid. Ja laene saab võtta erinevate asjade jaoks, et reisiks, ma ei tea, kodu parandamiseks või ka lihtsalt ilma ka sihtotstarbeta. Kui me teeme väikse sellise meediaanalüüsi selle kohta, kuidas selle reklaamimine on, siis peamiselt tulevad ette sellised sõnad nagu, et kohe kätte, ilma tagatiseta, kodust lahkumata. Ehk siis jääb mulje, et see on selliselt, et sa saad rahaliselt üles korjata, see on ju turul lihtsalt olemas. Teistpidi, just eelmise aasta lõpus olid meil selline Eesti Ekspressi sari nagu Võlavõim, mis rääkis just vastupidiselt, et kuidas laenuhaid on seotud kodutuks muutumisega, mismoodi on ebaõiglased kohtuotsused, kuidas kliente petetakse, või ka kuidas näiteks, kui sa oled Pandorast laenu võtnud, siis maksid selle ära, aga 5 aastat ikkagi veel maksad midagi edasi. Ehk siis selge on see, et siin on mitu sellist poolt. Ehk siis jah, ühtepidi laenamine on kui võimalus, sellepärast, et sa saad kohe selle ostu sooritada, võib-olla see aitab sul produktiivsusele kaasa, näiteks kas isikliku arvuti, auto, midagi sellist, mis läheb sul rohkem raha teenida ja seetõttu sa saad sellesse olukorda liikuda oluliselt rutem. Või teistpidi, kui on juhtunud mingit sorti õnnetus, näiteks, et sul lähebki auto katki või vastupidi, et sul on, ma ei tea, kodus toru lõhkenud, siis sa ilmselt ei oota enda järgmist palgapäeva, vaid see on võimalus selliste muredega lahendust saada. Teisalt jällegi peab arvestama, et siin on seotud riskid. Eriti just viimasel ajal meil on teaduskirjanduses leitud just kuidas laenamine mõjutab inimeste üldist heaolu, ka finantsilist heaolu, kuidas just tarbimislaenud, õppelaenud on seotud stressi ja vaimsete probleemidega, näiteks siin on leitud põhjuslik seos depressiooniga, ning kuidas siis kõrge laenukoormus võib siis edasi lükata olulisi eluotsuseid, näiteks nagu kinnisvara ostmine või pere loomine. Et siin ma ei tahaks, et jääks mulje, et alati on laenamine kuidagi halb. Et see ei ole kindlasti nii. Et jällegi siin on võimalused ja meil on tähtis, et kui sa oled laenuvõtja, et sa teaksid selgelt, et mida see otsus endaga kaasa toob ja teistpidi laenuandjate vaatevinklist, et sa siis laenaksid vastutustundlikult. Aga natuke konteksti. Ehk siis jah, tarbimislaenud on võrdlemisi väike osa kogu turust. Ehk siis kui me võrdleme eluasemelaenudega, siis eluasemelaenude maht Eestis on kuskil natuke alla 50 miljardi. Kõik tarbimislaenud kokku on võib-olla 3 miljardit. Ehk siis see vahe on väga suur, arvestamata siis sõidukiliisingut. Aga ometi just statistiliselt on see väiksemad osakaaluga tarbimislaenud, mis tegelikult põhjustavad makseraskusi. Oluliselt rohkem siis kui väga suure mahuga eluasemelaenud. Et jah, siin võib olla kliendisegmentide erinevus, aga me mõõtsime seda siis 3 erinevas mõõtmes, et millised maksehäired laenamisega kaasnevad. Üheks selleks on täitemenetlused, mis on Justiitsministeeriumi andmetel. Ehk siis siin me näeme, et kuskil 16 000 inimese vastu algatatakse siis täitemenetluseks, neid nõutakse kohtu kaudu võlgu sisse. Et siin on siis unikaalsete inimeste arv, et kokkuvõttes neid menetlusi on palju rohkem, aga jällegi siin on just, et kui mitme isiku suhtes neid on. Teine variant on vaadata inkassode andmeid. Siin me näeme, et on kuskil 90 000 võlglast Eestis ja neil on keskmiselt kuskil 3000 eurot on võlasumma. Või me võime hinnata ka pangakontode arestimise järgi. Et siin me leiame, et aastas on kuskil 60 000 aresti, see on kokkuvõttes mitte iga inimese kohta, või iga inimese, vaid inimese kohta, ja ka kuskil 1000 kuni 1100 eraisiku pankrotimenetlust. Ehk siis iseenesest, jah, me näeme, et siin on päris palju selliseid probleemkohti.
Mis oleks aga põhjendus sellele, et miks selline situatsioon ette tuleb? No siis intuitiivselt tuleks öelda, et ilmselt see on midagi seotud teadmistega. Võib-olla inimesed ei tea, mida nad teevad. Kui me aga vaatame näiteks PISA teste, mis on tehtud finantsteadmiste uurimiseks gümnaasiumi noorte seas, siis Eestil on iseenesest kõige paremad finantsteadmiste tulemused. Ehk siis nendest võrdlusriikidest, kes testi tegid, on meil selgelt need kõige paremad. Kui me teeme sarnase finantstesti näiteks täiskasvanute peal, siis siin te näete, et oranžiga on need, kes on vastanud õigesti ja sinisega need, kes vastavad valesti sellele küsimusele. Siis siin jällegi me ei saa kinnitust sellele, et inimesed justkui ei teaks, sest see on väga väike protsent, kes ei oska õigesti vastata või vastab tähendab valesti. Ja jah, natuke on siin tõesti ebakindlust, et kes ei soovi võib-olla vastata, aga me ei leia eriti kinnitust sellele, et asi oleks finantsteadmistes. Võib-olla on asi hoopis motivatsioonis. Näiteks me näeme Hollandi näitel, kus 1/3 inimesi pigem läheks hambaarstile ja 2/3 tahaks korjata enda kodu, selle asemel, et mõelda enda finantsasjade peale, näiteks pensioni või säästmise või eelarvestamise peale. Ja see peegeldub ka PISA testis, kus me näeme, et umbes 50% inimestest näiteks ei taha eriti enda rahaasjadest rääkida. Aga kui see pole teadmised, siis võib-olla on asi selles, et see tarbimislaen on meil niivõrd kallis. Ning jah, siin ajalooliselt on seda näha olnud, et Eesti on siin selle tume-sinise joonena näha. Ja läbi nende aastate on see tõesti euroalast olnud siis meil tarbimislaenu kuskil 2,5–3 korda kallimad intressi poolest. Lisaks on ka päris suured käärid selle vahel, et kas see laen on võetud siis pangast või mitte pangast, et ka siin on näha, et need on kuskil pangast on siis 12,5%, mitte pangast on see kuskil 23% keskmiselt laenuhind. Nüüd see on aga taandunud, mis meeldivalt langeb kokku sellega, et me eelmine aasta avaldasime selle raporti. Ehk siis nüüd on see vahe ainult siis kuskil 75%, ehk siis jah, Eestis on see läinud oluliselt odavamaks, sama kui Euroopas jällegi on tarbimislaenu hind tõusnud. Samas käärid näiteks pankadega seotud laenuandjate ja mitte seotud ettevõtete vahel on endiselt üsna suured. Kui sa näiteks võtad autolaenu, siis pangaga seotud ettevõttest on see kuskil 6% intressiga, mitte seotud ettevõttest kuskil 27%. Vaatame aga natuke teistsugust aspekti. Ehk siis, kui sa tahaksid võtta järelmaksu, siis siin on paar näidet selle kohta, et mismoodi see välja näeb. Ja siin ma valisin lihtsalt suvaliselt ühe teleka, sest seda saab hästi võrrelda erinevate riikide vahel. Eestis sa saaksid selle teleka siis 1500 euroga, kui sa tahad seda võtta järelmaksuga, siis see on 50 eurot kuus. Soomes täpselt sama telekas, maksab täpselt sama palju, aga sulle ei esitata järelmaksu võimalust kohe alguses. Hispaanias sama hind, sa saad võtta selle 20 kuuks järelmaksuga 87 eurot kuus. Itaalias maksab see küll rohkem, aga järelmaksuga kolmes osas, 600 eurot iga osa, saad siis võtta. Ja kui me kiiresti selle läbi arvutame, siis me saame teada, et järelmaksuga ostmine Itaalias maksab täpselt sama, mis kohe välja ostmine. Hispaanias kuskil 250 eurot rohkem. Soomes on tore näha, et on välja antud kohe, kui sa lähed selle toote lehele, kui palju sa maksad, mis on intress ja kui kaua sa maksad. Ehk siis seal inimene ise ei pea nii palju arvutama, vaid tal on kohe näidatud, mis on kogu kulu. Ja siin ta siis maksab kuskil 475 eurot rohkem. Eesti puhul sa seda infot näed alles siis, kui sa lepingut allkirjastad. Ja kui me siin kokku arvutame, siis Eestis sa maksad kuskil 900 eurot rohkem. Ehk siis ligi 2 korda rohkem, kui sa maksaksid Soomes. Aga jällegi see on esitatud selliselt, et see näeb välja väga odav. Ja siis meil tuli idee, et miks mitte testida, et mis juhtuks Eestis, kui meil oleks sama situatsioon info esitamisele, nagu on Soomes. Ja me tegime sellise katse, kus osales kuskil 2000 inimest ja nad pidid otsustama, et nad näevad sellist situatsiooni, kus on Martin, kes sooviks endale murutraktorit osta. See murutraktor maksab 3300 eurot, järelmaksuga 123 eurot kuus. See tundub talle, et see peaks ta eelarvesse mahtuma. Ja jällegi see on otse e-poes saadud pakkumine ja tingimus. Ja siis me küsime, et kas ta võtaks siis järelmaksuga selle traktori.
Trikk on aga selles, et meil on siin natuke erinev informatsioon inimestele. Ehk siis need, kes on esimeses grupis, näevadki täpselt seda, mida meil praegu poed tihtipeale esitavad. Teine grupp näeb siis seda Soome case'i, kus sa näed, palju sa kokku maksad ja kui kaua sa maksad. Ehk siis siin me tegelikult saame kokku arvutada, et kui sa võtad järelmaksuga, sa maksad 2 korda rohkem, kui on selle toote kohe väljaostmine. Ja kolmas rühm näeb siis seda, et mis on siin krediidikuluks see määr, ehk siis siin on see võrdsustatud intressiga, siin on see 25%. Mis me saime teada? On väga suur vahe nendes erinevates informatsiooni esitussituatsioonides. Et kolmandik inimestest praegu arvab, et järelmaks on hea mõte, kui sa näitad talle ainult kuumakset. Kui sa näitad talle kogukulu, ainult 4% näeb, et see on hea mõte. Kui näitad intressi, siis on 8%. Ehk siis me saame siin öelda, et jah, praegune olukord, mis me info esitamisega, krediidiinfo esitamisega on e-poodides, mõjutab päris selgelt seda, kui paljud inimesed on nõus seda järelmaksuga ostma. Ehk siis see konteksti disain, siin on kindlasti oluline faktor. Meie raportis on muidugi veel palju muid asju, mida me kaardistasime, et jah, üks asi on see, et võrdlemisi on Eestis laenud kallid, teine asi on see, et see keskkonnadisain on selline, mis soodustab laenamist. Ma mõnest natuke veel räägin, mis meile veel leidsime kokkuvõttes, meil on jah vist 30 soovitust seal. Ehk siis see, et reklaam on tüüpiliselt üsna agressiivne, et inimestele võidakse saata otse reklaam, et sul tuleb sõnum, kui sa oled just praegu finantshädas ja sulle tuleb sõnum, et võtta laen, siis on seda väga lihtne teha. Teiseks, see võib-olla ei ole parim lahendus vastutustundliku laenamise koha pealt, kui sa saad tegelikult teada, palju su järelmaks maksab alles siis, kui sa lepingut allkirjastad. Kui sa oled jõudnud juba allkirjastamiseni, no siis sa tõenäoliselt sellega ostad. Et see, mis see hind seal enam on, võib-olla ei mõjuta väga palju enam. Meil on ka võlanõustajad, kahjuks nende poole pöördutakse väga hilja, ehk siis pigem on millegi pärast seotud sellise häbitundega võlanõustaja poole pöördumine, et tihti jõuavad sinna tõesti pankroti eelsed inimesed alles, et kindlasti siin võiks pöörduda palju varem häda puhul. Ja võib-olla ka see, et me keskendume enda finantshariduses hästi palju just sellisele positiivsele suunale. Et meil on populaarne rääkida, et kuidas investeerida, kuidas saada jõukaks, kuidas oleks võimalik palju raha, aga hästi raske on saada inimesi kuulama, et mida sa teed, kui tuleb kohtutäitur sulle ukse peale koputama või kuidas vältida eraisiku pankrotti. Ka inkassoturuga meil on mitmeid probleeme, mida nad võivad üldse teha ja kas inimesed teavad, mida need võib sisse nõuda ja millisel kujul. Ja kindlasti peab mainima ka seda, et millega Rahandusministeerium ka tegeleb, on just see, et laenuandjatel on samuti raske veenduda selles, et kellele ta tegelikult laenu saab anda. Ehk siis meil on võib-olla natukene vajaka just sellest, et kuidas sa saad kontrollida ka seda, et kas inimesele võib üldse laenu anda või mitte. Ehk siis, et selline krediidiskoori või krediidiregistri puudumine on ka meil probleemiks. Aga see siis põhines meil krediidituru uuringul, mis eelmine aasta sai avaldatud. Siin kindlasti on meil tohutult olulised ka teised inimesed, kes sinna panustasid. Ehk siis jällegi meil oli väga tore uurimismeeskond, kellega me koos selle eelmise aasta siis tegime. Kui olete teemast huvitatud, soovitan kindlasti seda lugeda. Aitäh!